14. peatükk. Brežnevi surm. Ei tea, kui vana see Brežnev olla võiks, küsis minult ühel päeval naabrimees. Kas on juba 700 täis või ei ole? Mis tähendab 700, ei saanud ma aru. No kas ta on juba 700-aastane päris naaber? Võib vabalt olla. Välimuse järgi võiks isegi 800 anda. Nalja teed või imestasin mina. Inimene ei saa ju olla 700-aastane. No kes teab, kas see Brežnev ongi inimene, arvas naabrimees. Aga üsna vana peab ta olema, ega mina küll ei usu, et kunagi oli niisugune aeg, mil Brežnev ei elanud. Ta on ikka kogu aeg olemas olnud. Mis jutt see on, ütlesin ma pahaselt. Mina mäletan väga hästi, kuidas Brežnev pukki pandi. No jaa, pukki pandi, kordas naaber. Aga enne pukki panemist oli ta juba kindlasti mitusada aastat elanud. Minu arust on ta midagi pilvede ja kuutaolist. Ma ei suutnud kuidagi tema veendumust murda. Ja selliseid uskujaid oli palju. Tõttu öelda, eks rahvas oli Brežneviga harjunud. Ta oli tõesti justkui alati olnud, ei kujutanud ettegi, nagu võiks olla elu ilma Brežnevita. Ega teda ei võetud mingi sureliku inimesena. Ta oli nagu mingi kivi või mätas, mingi niisugune looduslik asi, nagu tolm või. Ma ei oska seda seletadagi, aga tõsi on see, et ega ta inimesena ei tundunud. Nii nagu päike taevavõlvil käis, nii liikus ka Brežnev televusseri ekraanil. Jättis sellise igavese mulje. Ja mina muidugi teadsin, et ega ükski tibla ilma sambaks jääda ei saa, aga noorem rahvas, kel polnud seda elukogemust, mis minul, neile oli Brežnev küll midagi taevatähtede või tuuletaolist, et kuhu see ikka kaduda saab. Aga näe, kadus. Ja siis oli muidugi vapustus suur. See juhtus nii. Puges Brežnev ööl hommikul 2 kasuka vahelt välja, vohmis natuke võid ja mett, siis tilistas keha. No te ju teate, et tal oli kogu kere ordeneid ja medaleid täis nagu lohel soomuseid. Ta nägi välja nagu raudrüütel. Niisiis, tilistas end nagu aisakellake, pühkis põse pealt võirandi ja siis korraga kukkus pikali ning suri. Punase väljaku sees tõusis taevasse hiilgav fööniks, templi eesriie kärises 2 ja Moskva jõe vesi muutus kummiks. Kuulus vene kloun Popov nägi seda ja läks sinna peale karglema, hüppas nagu madratsil. Moskvalased nägid ja imestasid, mõeldi, et nüüd on küll midagi veidrat lahti. Ja Kromõko läkitati Brežnevi juurde. Kromõko läks tuppa ja nägi, et Brežnev on kummuli maas. Magab, mõtles Kromõko ja püüdis Brežnevit äratada. Aga Brežnev ei järganud. Oli külm ja imelik. Kromõko jooksis Kremli aeda ja ütles peaminister Tihonovile, et Brežnev on surnud. Loll oled või, ütles Tihonov. Leonid Ilitš surnud. See ei ole võimalik. No on, kinnitas Kromõko. Tule vaata ise. Tihonov vaataski ega teadnud, mida arvata. Vaeste figuurit, oletas ta. Ei sa mõtle ise. See on ju Brežnev. Ta ei saa surnud olla. Vahepeal oli kõmu levinud terves Kremlis ja kõik tulid Brežnevit vaatama. Paljud olid kohkunud ning mõned oletasid, et nüüd tuleb maailma lõpp. Pange tähele, veel täna õhtul kukub taevas alla, ennustati. Enamus kokkutulnutest kaldus siiski arvama, et Brežnevil pole häda midagi. Kukkus lihtsalt pikali ja te jäädaldate, rääkisid nad. No paljugi mis. No kukub näiteks see kummud siin ümber. On ta siis selle pärast surnud? Ütlete, et ta enam ei hinga, aga kust te teate, et ta enne hingas? Ajati ikka lapse juttu. Nii tuleb välja, et riiul saab ka ära surra. Või Kremli kell. Kromõko ettepanekul viidi Brežnev viimaks mausoleumi ja võrreldi Leniniga. Paraku läksid järeldused jälle lahku. Mitmed leidsid, et kuna Brežnev ja Lenin on sarnastes olekutes, siis tähendab see, et ka Lenin on elus. Kui aga nädal mööda sai ja Brežnev ikka elumärki ei andnud, otsustati ta siiski surnuks kuulutada. Mitmetele inimestel oli see täielik šokk.
Miilits pidi tublisti vaeva nägema, et korda säilitada. Ametiasutusi tülitati tobedate küsimustega, nagu näiteks, kas nüüd peab hakkama tänaval tagurpidi käima, öösel töötama ja päeval magama, kas nüüdsest kasvab naistel habe ja mehed sünnitavad lapsi ja nii edasi. No, inimesed arvasid, et nüüd hakkab kogu maailm teistpidi liikuma. Muidugi, suur osa ei uskunud üldse, et Brežnev surnud on. Koguneti matustele ning oodati, et kohe-kohe tõuseb ta üles ja hakkab käima. Aga ei juhtunud midagi. Maeti maha ja asi vask. Siis hakati rääkima, et tegelikult polegi mingit vahet, kas Brežnev on maa all või maa peal. Mis see talle loeb? Kõnelesid prohvetid turgudel. Ta võib olla kus tahes. Mata munakivi maha. Mis tal sellest? Oli isegi neid, kes ootasid, et Brežnev maa all idanema hakkaks ning vilja kannaks. Uus võimumees Antropov keelas niisugused jutud küll ära, aga abi sellest suurt polnud. Inimesed ei hakanudki uskuma, et Brežnev ära surra võis. Noh, äärmisel juhul läks temas midagi katki, möönsid nad. Mõni juhe põles läbi või ehk kuumenes üle. See võib küll olla. Eestis aga juhtus Brežnevi surmahetkel imeline asi. Valgesse majja lendas hiiglaslik lind. Lind munes muna, muna läks katki ja selle seest tuli välja nõel, mis omakorda pooleks murdus. Nõela seest aga astus välja sirgeseljaline mees. Ma olen Arnold Rüütel, ütles ta naeratades. Algamas oli uus ajastu.